Hai, tere õhtust. Nii normaalsed riided täna. Okei. Ma panin lihtsalt mingi tubase kampsuni. Täna töötame siis ämbliku maali kallal edasi. Kelle lemmikloom on ämblik? Ja aitäh. Aitäh roosi eest. Millegipärast mul on selline tunne, nagu mul oleks kogu aeg mingi siga peas. See siin. Millal reaalselt ämblikke maalima hakkad? 20. augustil. Ma kohe jõuangi ämbliku juurde. Ämbliku taust on nagu tehtud, et siis ma hakkan siia kokku minema või siis sinna, ma ei tea. Võib-olla ma pööran õiget pidi tagasi. Või siis teen selle ära. Tere õhtust, hea sõber. Tere, Heiki. Kenad pildid. Aitäh. Nad vaikselt edasi arenevad ja järjest kenamaks lähevad. Praegu veel valmis ei ole. Ma teen seda eelmist ka edasi. Aga kes eelmist laivi näinud ei ole, siis seda saab YouTube'is järgi vaadata. Et laivide salvestised lähevad YouTube'i. Muidugi töödeldud kujul, et siis seal on huvitavamad kohad ainult sees. Ja kuidas muidu läinud on? Tegusalt just hakkasin maali laivi kallal tööle. Enne tegin galeriis tööd. Valmistan pühapäevaks lahtioleku aega ette. Et siis pühapäeval saab maalivalikuga päriselt tutvuma tulla. Kuhu palju pilet on? Piletit ei olegi. Külastamine on tasuta. Kunstigalerii on oma olemuselt nagu pood. Külastamine on tasuta. Ostmine hinnakirja alusel. Vaata Facebookis, mul on galerii info alati esimeses postituses. Muidu kunstigalerii ise on Tallinnas, Priisle T40. See on vana talu Lasnamäel. Info peaks TikToki bios ka olema. Ma panin sinna ülesse, kui ära kustunud ei ole, siis peaks olema sealt loetav. Et seal on aadress ja lahtioleku ajad ka kirjas. Selge, super. Nii ilus pilt tuleb sellest. Jah, aitäh. Eks ta jooksvalt tuleb. Siin on mul 2 tükki korraga kaadris. Ma teen seda alumist ka millalgi edasi. Nüüd ta peaks olema enam-vähem ära kuivanud, et ma saan seda edasi teha. Ja tore oleks üle pika aja näha. Aha, ja vabalt muidugi. Loomulikult. Ega kui kunstigalerid külastadagi üle pika aja, siis on ka väga hea. Siis saab uusi eksponaate üles leida. Mul on iga nädal vähemalt 1 uus eksponaat, nii et siis osa külastajaid käib aeg-ajalt mõistatamas, et mis asi on uus. Oled suureks kasvanud? Ma ei tea, võib-olla suuremaks kui Alo Kurvits. Ta on 1,36 m pikk. Ja sa võib-olla ei mäletagi mind. Ei tea, ei löö nagu midagi ette. Mis su nimi on või kust kohast ma mäletama peaksin? Sõnaga või hüüdnimega Pirru mul küll midagi ette ei tule. Siin on mingi mikroskoopiline pilt ka, et ma ekraani pealt ei näe pilti ka, see on nii väike nagu mingi kirjavahepunkt seal. Pirita koolis. Okei, see on sealt. Ma mõnda klassivenda isegi mäletan, aga mõnda näen. Mul üks klassivend Pirita koolist elab naabruses ka Lasnamäel.
aga ma läksin peale 5. klassi, läksin Pirita koolist ära, nii et ma 1.–5. klassini olin seal, et siis mul on sealt väga vähe mälestusi. Jah, ma läksin ka ära. Okei. Jube kool. Ei tea miks. Millal? Sellel ajal või? Mingi 95 kuni 2000, siis olin ma seal. Aga ma kolisin ära Lasnamäele, et siis Pirita koolis käimine ei olnud enam mõtestatud tegevus. Õhta sulle ka. Ongi õhtane aeg nagu, peaaegu nagu õhtusaatesse oleks sattunud. Äkki peaks seda õhtusaates ka tegema mingi kord. Silm puhkab kohe. No rõõm kuulda, jah. Ja tee. Mis see ja tee on? Ei kohvi ja tee. Võib olla kakao, ei kohvi ja tee. Ega sa kõike nüüd punaseks ei värvi. Ma arvan, et ma värvin kõik punaseks. Kaktuse värvin punaseks, enda kampsuni värvin punaseks, siis selle seina värvin punaseks ja eks ma vaatan, et ma siin katsetan värvi. Kui punane ei meeldi, siis värvin rohelisega üle. Et siis ma võib-olla olen näost ka roheline. Aga noh, alati võib ju lillaks ka värvida. Mul peaks mingi lilla värv ka siin käeulatuses olema. Võib-olla lilla kaktus olekski parem. Kõik roheline on liiga mainstream. Natukene kollast ja siis saab punasest oranži. Siis on veel kollane ja oranž variant. Mis ei? Ja mitte lillaks. No roheline on natuke liiga mainstream. No. Ma ei tea, äkki veel võetakse mingi poliitilise maalina, et liiga roheline, et läheb veel Eestimaa roheliste alla. Äkki peaks kaktuse tegema sinisega ja valgega ja punasega. Sõbraga teeme aeg-ajalt veoteenust ja siis meil telliti diivani äravedu. Diivan oligi mingi valge ja sinise ja punase värviline nagu mitmevärviline, täpselt Venemaa lipu värvides. Siis ma ütlesin, pildusin tellijale, et kui me selle nüüd jäätmejaama viime, et äkki vormistatakse provokatsiooniks, et me peame selle eest lisatasu võtma. Ei, las jääb roheliseks. Ja muidugi jääb roheliseks, ma lihtsalt tegin tünga. Aga võib-olla ma värvin üle, et lilla kaktust pole nagu keegi näinud, et rohelist on kõik näinud. Äkki roosa kaktus läheb roosa elevandiga hästi kokku. Huumor on sul ikka alles. Millal see kadunud pidi olema? Ei kujuta ette. Ega huumor pole nagu jõuluvana, et aastas ainult korra tuleb. Nojah, seda küll. Jõuluvanadel on küll kõige masendavam töö, ainult üks kord aastas on neid vaja. Ülejäänud aeg on, millega nad ülejäänud aeg tegelevad. Kes on taksojuht, kes on strippar, kes on, ma ei tea, sibi, kes on turvamees, kes on kassiir krossipoes. Et mida jõuluvanad teevad ülejäänud päevadel. Jõulud saavad läbi, siis on mingi 52 jõuluvana vähemalt töötukassa järjekorras. Eks kunagi vestleb jälle. Oli tore. No väga tore, jah. Tuled, külastad galeriid, siis saame vestelda. 12–18 on iga pühapäev lahti, nii et võib vestelda nii palju kui tahes. Üritan jõuda. Okei. Palju selline maal võib maksma minna? See sõltub maali pindalast. Ma ei ole antud maali hinda välja arvutanud, aga selle iga maali välja arvutamine on väga lihtne. Ehk siis pikkus korda kõrgus sentimeetrites korda 1 ruutsentimeetri hind, mis on 32 senti.
ehk siis pikkus korda kõrgus korda 0,32 ja ongi olemas. Pärast, kui ma selle valmis saan, siis ma mõõdan selle ära ja arvutan välja. Aga niimoodi praegu ma selle mõõtu ei tea. Äkki mul on aluse peal kirjas. Ei ole. Aga no umbes, kui ma nüüd umbes hakkan mõtlema, mis ta võiks olla, et ta on alla 1 ruutmeetri ja 1 ruutmeeter on täpselt 3200, et ta on alla 3200 kindlasti kohe. Ostad ära ja paned mammuti kapi kõrvale. Diana ka hea mõte. Okei. Diana, kuidas sa mammuti kappi tead? Sa käisid täna galeriis vaatamas, õige jah? Ja mammuti kapi järgi on näituse nimi ka Puupea mammut. Pühapäeval kell 12 kuni 18. Susanna teeb mammuti kappi mulle. Okei. A la meeter kõrge, 25 centimeetrit lai, siis oleks 100 korda 25 korda 0,32. Just täpselt nii. Aga see ei ole meeter kõrge, see on kaugelt üle meetri kõrge. Et täpsed mõõdud ma saan siis, kui ma mõõdan selle ära. Aga valem on küll täpselt nii. Hea lähenemine hinnale. No just nii, on tõepoolest jah. Saksa täpsusega matemaatika. Kunagi vanasti ma panin hindu tunde järgi ja siis ma järgmine nädal unustasin ära, mida ma eelmine nädal tundsin. Siis ma võtsin selle, avastasin enda jaoks, see on juba üle 10 aasta tagasi, kui ma selle pindala järgse hindamissüsteemi enda jaoks avastasin ja siis kasutan seda üliselge. Osad inimesed saavad kohe aru, arvutavad ise juba välja ja siis on mingi osa inimesi, kes ei saa matemaatikast aru. Et jäägi seletama ja aru ei saagi. Aga üldiselt saadakse väga lihtsasti aru. Ja? Mis on kõige kallim maal, mille oled maha müünud? 6834. Tundud huvitav karakter ja ajad ägedat asja ja jätka ikka samas vaimus. No loomulikult muidugi. Tule külasta galeriid ka, iga pühapäev Tallinnas on avatud. Kell 12 kuni 18 astu läbi aja juttu. Vaatame muid maale ka. Mul on üks laivimaal ka seal. Tegelikult on mitu laivimaali. Ma tegin ukse maalimisest ka laivi. Aga nüüd ma panen laivi salvestused, panen YouTube'i ka, et laivid on järel vaadatavad. Aga siis, kui ma neid laive tegin, siis veel ei olnud. Nonii. Aitab tänaseks küll. Paneme laivi otsad kokku. Ja maalide endiga saab tutvuda kunstigaleriis iga pühapäev kell 12 kuni 18 Priisle tee 40 Tallinn. Ja näeme järgmises laivis. Diana ära mossita.